kõik vajame kaasatundmist, üht armastust, mis kestab. Las langeb sinu arm, kõik vajame andeks andmist, päästja sinu heldust, me rahva lootust. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Kiidame sind, Jeesus. Sina oled suur ja võimas Jumal. Sina oled suur. Mind võtta nagu leiad, kõik mu vead ja hirmud. Taas mind täida sa, sul oma elu anna. Usaldan sind kõiges, mis mulle armas. Ja, Jeesus. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Kõik koos veel ja päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Me kiidame sind, Jeesus. Sina oled hea. Las su valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Las su valgus täidab kogu maa, lauldes üles tõusnud kuningas on ta. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, sind kiidame. Hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Päästja, mäed võid paigast tõsta, nii võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Ja veel, päästja, mäed võid paigast tõsta, ka meie igaühe elus. Võimas Jumal on ta, võimas Jumal on ta. Jehova, lunastuse looja, hauas tõusnud on ta, hauas tõusnud on ta. Sind kiidame, Jeesus, sind. Sina oled vägev Jumal.
aitäh. 1, 2, 3, nojah, äkki tuleb mulle kahelt, tuli, väga hea. Tervist kõigile minu poolt ja täna on meil taas selline tore Jumala teenistus, et saame koos otsida Jumalat ja ma siis mõtlesin koha peale, et meid tuleb siia lava peale väga erinevaid inimesi ja kõnelejaid, aga tegelikult on ju tore mõelda, et tegelikult on Püha Vaim see, kes inspireerib ja juhib seda kõike. Nii et nii oluline on see, et me ei vaata nagu selle inimeste peale, kes selle lava peal on või millised nad on või kuidas nad räägivad, vaid tegelikult me peame keskenduma selle peale, mida Jumal on tegemas. Tuli meelde kunagi, kuidas omal ajal Walesi ärkamises oli üks jumalamees, mul nimi tuleb praegu meelde, aga tema mõtles selle peale, et ta ei tahtnud, et inimesed tema peale vaatavad, kui ta palvetab inimeste pärast. Nii et siis ta võttis pruunist paberist koti, tõmbas omale pähe silmaaukudega. No võt, ma ei ole kindel, kas ta sellega tõmbas omale tähelepanu või vähendas tähelepanu endale. No, et võib-olla, ma ei tea, järgmine kord äkki ühisusbänd proovite pruuni paberkotte pähe omale. Ja, aga jah, ilmselt ta oli naljaks, et meie seda võib-olla ei tee, aga jah, et tasub mõelda ikkagi selle peale, et Jumal on see, kes tegutseb. Nii et meil on täna mõne hetke pärast läbi ühisus edasi ja ma unustasin nüüd kontrollida, kes meil täna piiblit loeb. Ants loeb. Ants teeb alati kõike, mis vaja on. Nii et hetke pärast tuleb Ants ja loeb Jumala sõna, aga meie alustame praegu üheskoos palvega. Isand, me tuleme sinu ette täna, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel ja täname sind kõige selle eest, mis sa oled teinud ja teed ja saad tegema meie heaks. See elu siin maa peal on meil ajalik, aga me täname sind, et selle käigus me kogume seda, mis on igavene. Me saame panna kokku enda jaoks seda, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. Ja kui me siit lahkume maa pealt, siis me ei saa siit maa pealt midagi kaasa võtta, aga meil on see, mis on meil taevasse kogutud kõige paremasse panka, kõige parema protsendiga üldse, mis on üldse elus võimalik saada. Me täname, et sa täna juhid meie teenistust oma Püha Vaimu läbi ja annad meile õigeid sõnu rääkida õigel ajal ja täidad meid ja tõesti valmistad meid, et läkitada meid jätkuvalt välja selle maailma keskele, kes nii väga vajab tegelikult sinu sõna ja evangeeliumi kuulutust. Me palume, et sa annad meile julgust astuda alati välja ja olla valmis sinu sõna jagama. Me täname sind sellest Jeesuse nimel. Amen. Ants tuleb jagab tänase Jumala sõna. Tere! Loen täna Joosua raamatust esimesest peatükist salmid 1-9. Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes: Mooses, mu sulane on surnud ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud. Kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal on kõikjal, kuhu sa lähed. Aamen.
et kui Joosua sai Iisraeli rahva juutide juhiks pärast Moosest, siis mäletame, et ka Mooses, kui ta oli juba küps inimene, siis ja Jumal kutsus teda juhtima rahvast juute välja Egiptusest ja pärast ka sellel kõrberännakul, siis ega ta nagu ei öelnud vaimustusega jaa, vaid Jumal pidi teda tükk aega turgutama, nii-öelda ütlema, et need vabandused tagasi lükkama ja ka Joosua on, näeme, sarnane juht, et selle lühikese kirjakoha jooksul ütleb Jumal 3 korda, et ole vahva ja tugev. Et kui Joosua oleks pakatanud liigsest enesekindlusest, siis ilmselt poleks seda vaja olnud, aga Jumal nägi neid teist kvaliteeti, et Joosua oli kindlasti ustav mees, julge mees tegelikult, sest ta ju oli juba käinud luurajana tõotatud maal ja siiras ja selline, mis peamine, ta oli sõnakuulelik Jumalale. Ja see kvaliteet oli see, mille peale Jumal sai ehitada seda tema edasist elukäiku. Ja kuigi Joosual tuleb siin ka võib-olla üksikuid või tuleb ka möödalaskmisi, kui ta ei kuula Jumalat nii hoolega, me teame, siis ometigi sel ajal, kui tema oli juht, siis juudid käisid koos Jumalaga. Ja kui ka siin hiljem Joosua juba teenistuskäigu lõpul ütleb need sõnad, et aga mina ja minu pere teenime Issandat ja rahvas on temaga ühes, siis meil on, ma arvan, Joosualt väga palju õppida, et saaksime samamoodi käia Jumalaga ja samamoodi võiksime oma elu lõpul öelda, et meie oleme teeninud Issandat. Aamen. Jah, täpselt tuues paralleeli oma ellu, siis ma usun, et me kõik ka samamoodi tahame ja otsime igal päeval võimalust nagu kuulda nagu Joosua ja vahest libiseme ka ära. Libiseme ka kõrvale. Eile, kui ma sõitsin rongiga Türile ja Türilt siis jalutasin rongijaamast koju, siis ma mõtlesin, et Jumal, mida sa räägid, et need laulud olid mul peas ja sama võimas Jumal ja siis tuli mul pilt või järsku meelde see, te võib-olla teate seda kohta Vanas Testamendis, kus Baali prohvetid kutsusid oma Jumalat, et ta võtaks ohvri altaril, põletaks selle ohvri ära. Täna räägid, tänu Jumalale, siis sa lähed sügavamale. Aga ma räägin, mis nagu eile mulle siis nagu sealt nagu tuli, nagu mu sisse. Siis ma mõtlesin, issver, kui võimas Jumal oli, et nagu see jama seal käis põhimõtteliselt, et ei tule ega ei tule ja siis veel Eelia ütleb, et karjuge kõvemini. Saate aru? Mis te arvate, mis näo Jumal tegi selle peale, kui ta nii ütles? Kas ta muigas, kas ta nuttis, kas ta ütles, jess, Eelia, sa paned hästi, mis iganes. Aga mõtted oli kannatlik. Jumal vaatas pool päeva pealt või kaua see kestis seal. Või oli see mitu päeva, ma ei mäleta nii täpselt. Pool päeva. Vaatas pealt. Ja siis mul tuli meelde üks jutlus meie enda elus samuti. Ka Jumal vaatab pealt tihtilugu, kui me ei kutsu teda. Ja kui lõpuks Eelia siis teda kutsus, siis mõtles, nüüd ma lähen. Jumal mõtles, nüüd ma lähen, teen seal midagi, mis austab minu nime, mis toob nagu õigluse majja. Ja samamoodi meie elus. Ütleme, et tule Jumal, valitse meie elus. Sina oled suur, ma ei taha ise oma elu elada. Sest mäletate, mis Jeesus ütles? Ülikarmid sõnad. Kas on meile üldse kohale jõudnud? Et kui sa nagu ei armasta mind rohkem kui oma elu, see on meile kõige kallim asi, siis sa ei näe kuningriiki. Ehk samamoodi nagu Joosua, kui tema ei peaks neid käskusid, mida seal oli kirjas, ta ei näegi. Siis Jumal ei aita teda, ta ei ole Jumalaga koos. Siis ma tundsin nagu eile, et tema kannatab ja vaatab meie elu pealt.
vaatab neid hetki ja näeb, mis meie elus toimub, olgu seal ebajumalad või mis iganes altarid, mis asjad seal on. Aga kui me kutsume teda ja ütleme, et muuda meie elu, ma teen oma südame pehmeks, ta tuleb igaühe ellu. Nii et lähme edasi. Ülistusest sina. Muidugi. Laulame sulle, Jeesus. Laulab mu hing sulle päästja kuningas. Jeesus. Ma vajan sind, sina oled kõik minu jaoks. Sind armastan Armastame Jeesus. rohkem veel kui miskit muud. Sulle elan ma, Jeesus, oled mulle kõik. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma, vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sind tahan ma, sind Jeesus, vaid sind vajan ma, vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Laulab mu hing sulle päästja kuningas. Ma vajan sind, sina oled kõik minu jaoks. Sind armastan Jeesus. rohkem veel kui miskit muud. Sulle elan ma, Jeesus, oled mulle kõik. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma, vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma, Jeesus. Vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Oleme su ees, Issand. Tule puhasta meid. Tule puhasta meid, Jeesus. Jeesus, sind vaid vajan ma. Jeesus, Sina oled väärt. oled kõik mu jaoks. Jeesus,
vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sind vajan ma. Vaid sind tahan ma, vaid sulle siin ilmas elan ma. Vaid sulle siin ilmas elan ma. Sulle siin ilmas elan ma. Väärt iga laulu, mis siia laulda saab. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saab. Väärt iga hingetõmmet maailmas. Elame su jaoks, elame su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees. Elame su jaoks, elame su jaoks. Püha pole teist su sarnast, pole sulle võrdset. Avan silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Väärt iga laulu, mis siia laulda saab. Väärt kogu kiitust, mis siia tuua saab. Väärt iga hingetõmmet minu maailmas. Elame su jaoks, elame su jaoks. Kõik koos. Jeesus kõrgeim kõigist nimedest. Jeesus me päästja, pole ühtki teist. Väärt iga hingetõmmet minu sees. Elame su jaoks. Püha pole teist su sarnast, pole sulle võrdset. Avan silmad imetluses, näita, kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha pole teist su sarnast, pole sulle võrdset. Avan silmad
kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõik koos elu ehitan su armastusel. See on kindel alus, usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõik ja veel elu ehitan su armastusel. See on usaldan vaid sind ma täiesti ja iialgi ei kõigu. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset. Avan silmad imetluses, näita kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Püha, pole teist su sarnast, Jeesus, pole sulle võrds mitte kuskil. Avan silmad imed, me ülistame sind, Jeesus, näita kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi mu ümber. Lihtsalt tõstame sind kõrgeks, Jeesus. Teame, et ei ole ühtegi nii suurt kui sina. Sina oled kõike väärt. Ehitame oma elu sinu armastuse peale, Jeesus. Aga seda on vähe. Tahame, Jeesus, et rohkem oleks ta meie sees. Ülistus sulle, Jeesus. Sinu nimi on suur, Jeesus. Sa valitsed üle kõikide, Jeesus. Laulame veel püha. Püha, pole teist su sarnast, pole sulle võrdset. Avan silmad imetluses, näita kes oled sa ning täida mu süda ja mind suuna armastama teisi igal päev. Iga päev, Jeesus. Iga päev, Jeesus. Selle hiilava tavarajana vasta.
me ei saa küllalt sinust, issand. On nii? Sina oled suur, Jeesus. Tule mu ette. Sinu arm kestab. Hoiab meid, Jeesus. Kas me oleme terved või haiged? Sina hoiad meid, sinu arm hoiab meid. Aitäh sulle. Me vaatame üle igast olukorrast täna. Igast olukorrast. Teame, et me ei saa sinust küllalt. Küllalt ma ei saa su kestvast armust ma. Küllalt ma ei saa selga pöörata ei saa. Selga pöörata ei saa. Teist kui Jeesus sa. Pole teist kui Jeesus sa. Küllalt ma ei saa. Küllalt ma ei saa. Su kestvast armust ma. Küllalt ma ei saa. Sulle kunagi selga ei pööra. Selga pöörata ei saa. Selga pöörata ei saa. Olen kogenud su heldust ma. Selga pöörata ei saa. Tahan olla sinu juures ma. Tahan olla su südame lähedal. Pole teist kui Jeesus sa. Pole teist kui Jeesus sa. Tahan olla sinu juures ma. Tahan olla su südame lähedal. Pole teist kui Jeesus sa. Pole teist kui Jeesus sa. Püha, püha. Sind armastan. Ja koos kõik. Püha, püha, oled püha, püha, oled püha, püha. Jeesus sind armastan.
su südame lähedal. Pole teist kui Jeesus sa. Pole teist kui Jeesus sa. Tahan olla sinu juures ma. Tahan olla su südame lähedal. Pole teist kui Jeesus sa. Pole teist kui Jeesus sa. Küllalt ma ei saa. Jah, küllalt ma ei saa. Su kestvast armust ma. Küllalt ma ei saa. Liigu püha vaim. Liigu püha vaim. Palume sind Jeesus täna veel rohkem. Liigu püha vaim. Meie keskel. Liigu püha vaim. Veel rohkem. Liigu püha vaim. Kestvast armust Jeesus. Sina oled suur Jeesus. Kiidame sind Jeesus. Nii on su lähedal Jeesus. Aamen. Võtame istet. Jumal on hea. Nii, tervist veel kord siis kõikidele ja rõõm näha teid. Kui tänasele jutusele üldse nagu mingisugust pealkirja panna, siis ma ei oskagi seda panna, selles mõttes, et ma räägin väga erinevatest asjadest. Ma tahaks rääkida palvest. Ma tahaks rääkida võitudest ja ma tahaks rääkida depressioonist. Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, kõik need teemad on tegelikult koos. Ja nagu ma siin eespool juba vihjasin korra, siis ma tahaks täna rääkida prohvet Eeliast, Vanatestamendi kangelane. Kui saad sõidale näidata, siis Esimese kuningate 17.1 hakkame peale. Esimese kuningate 17.1. Ja Eelia on üks Vanatestamendi kangelastest, kes on üks neist kahest, kes lahkub siit maa pealt mitte surma läbi, vaid taevasse võtmise läbi otse. Ma mõtlen, kui nüüd jätame Jeesuse kõrvale, aga Vanatestamendi kangelastest mäletate, kes esimene oli? Eenokist rääkis meile eelmine kord siin Jael ja seejärel Eelia on teine, kes võetakse otse üles, nii et mõlemad on äärmiselt erilised mehed. Eelia ilmub Jeesusele muutumise mäel, eks ole, ja ta on üks niisuguseid väga erilisi Vanatestamendi kangelasi. Ja siin on, ja me muidugi ei jõuaks vaadata kogu tema elu, aga peatükis 17 saab ta Jumalalt sõna. Tispelane Eelia, Gileadi Tispest, ütleb Ahavile: nii tõesti, kui elab issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Ta annab ennustuse, et tuleb tõsine põud ja vett ei ole.
ja eriti veel selles maailmas, kus tol ajal viljakasvatajate ja karjakasvatajate maailmas veepuudus on loomulikult äärmiselt tõsine probleem. Aga Jumal ütleb veel ühe asja talle. Ta ütleb talle, et mine siit ära, pöördu ida poole, ole varjul Kriti jõe ääres, mis on ida pool Jordanit. Ja siin veel Jumal räägib korraldusi, kuidas kaarnad teda toidavad. Nii et meie tänane Bolt või Volt ei olegi nagu nii väga uus nähtus, et eile kasutas kaarnate poolt toodud toitu ja jooki juba või tähendab liha ja leiba juba umbes siis, ma ei teagi peast praegu öelda, kas see võiks olla mingisugune 500-600 aastat enne Kristust. Nii et kui kellelgi tuleb mõte teha järgmine idufirma, kullerifirma, siis Kaaren võiks olla hea nimi ju, eks ole. Aga mis on selle story on huvitav point on see, et vahel annab sulle Jumal käsu ka peitu minna, ennast varjata ja meil on vahel kange tahtmine minna ja võidelda kõikides lahinguväljadel, mis me ette pannakse, aga vahel ütleb Jumal ka, et ei ole õige aeg praegu võidelda, praegu on aeg peitu minna, praegu on aeg ennast varjata, praegu on aeg ennast tõmmata tagasi. Ja eile ongi seal peidust, on Jumala prohvet, saab kaarnate käest liha ja leiba, joob jõest vett peale ja elab mõnda aega, kuni ta saab Jumalalt uue korralduse. Võimalik, et Jumal tahtis teda säästa tagakiusamiste eest, et kui see ikka ole prohvet, kes ütleb, et vett ei tule, siis, ja kui siis vett tõesti ei tule, siis kõik arvavadki, et sina oledki see, kes vee on kinni keeranud, eks ole. Tegelikult, nagu me teame, siis on pilt on alati hoopis laiemal. Jumal hoiatab inimesi nende tegevuse tagajärgede eest, aga kas me teda alati kuulame, see on alati ju iseasi. Ja tulebki põud ja talle vahepeal hilja läheb see osa reptasse, me jätame selle osa siin kõik vahele ja peatükk 18.1. Ja hulga aja pärast 3. aastal, nii et mõelge, 3 aastat pole vett, pole sadanud. Tuli Jeeliale issanda sõna, kes ütles, mine näita ennast Ahabile ja siis ma annan maale vihma. Nii et jällegi tuleb hetk, kus sa lähed selle kuninga ette, kelle käes on suur võimalus su pea maha lüüa või sind karistada või mis iganes viisil su elu muuta põrguks. Aga Jumal annab talle käsu, et nüüd on aeg minna selle kuninga ette. Ma olen rääkinud teile vist ühest mul niisugusest lemmik kirikuisast, Küprianusest ja tema läks oma elus läbi paljudest väiksematest, aga 2 suuremast Rooma riigi tagakiusulainetest ja esimese puhul Jumal käskis talle ennast varjata, teise puhul Jumal käskis talle ennast üles anda või mitte isegi üles anda, aga olla avalikult kättesaadav ja seejärel Rooma võimurid või siis antud juhul siis Kartaago siis kohalikud provintsijuhid võtsid ta kinni ja hukkasid ta. Muides, kas te teate, mis olid Küprianuse viimased sõnad enne hukkamist? Ta andis oma sugulastele korralduse, et Timukale ausasti palk välja makstakse. Nii et eks ta sai aru, et on päevased asjad ja maised asjad, et mõlemaga peab hoolt kandma. Aga kui me lähme eile juurde, siis nüüd hakkab siis kogu see suurem sõda peale. Kui me hüppame siit edasi salmi 17. Kuningas Ahab. Kuningas Ahab oli teadaolevalt halb kuningas. Ta oli kuningas, kes kummardas ebajumalaid. Ta oli kuningas, kes oli viinud kogu Iisraeli eksitusse ja tema abikaasaks oli siis kuninganna Iisebel. Ja Iisebelist on tegelikult juttu ka Uue Testamendi ilmutuse raamatus, ja seal räägitakse Iisebeli vaimust. See on niisugune vaim, mis üritab Jumala riiki piirata läbi kontrolli, läbi manipulatsiooni, läbi hirmutamise.
Ja võib-olla üks asi, mida me peame kogu aeg aru saama, et kuradi üks taktikad ei ole muutunud ja kui ta tahab takistada meil Jumala riigis midagi teha, siis üks esimese asju, mida ta viskab su elusse, on hirm. Hirm on asi, mis takistab meil välja astumast ja tegemast seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema. Või kui me isegi astume koos hirmuga välja, siis see hirm on nagu liiv mootoris. Kes on autoinimesed, kujutavad ette, et kui sa kallad mootorisse liiva, siis see on mehaanikute õudusunenägu, sellepärast et see halvemal juhul purustab mootori juba minutitega, lõpetab mootor töö selle peale. Ja hirm on midagi, mis Jumala riigis tuleb meie peale ja see takistab meil astumast välja ja tegemast seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Ja isegi kui me astume, siis tihtipeale hirm on tekitanud juba oma, mis on damage eesti keeles? Kahju või purustuse meie sees juba, et me kaotame rohkem. Ja sellepärast võib-olla tasub võtta endale teadmiseks, et hirm on midagi, millest tuleb ennast nii-öelda lahti rebida ja lahti haakida. Lahti haakida, nii nagu kui sul on rongis või kui rongil üks vagun põleb, siis vagun tuleb lahti haakida, et see ei hävitaks kõike muud ära. Ja Ahab, aga me jõuame sellest veel rääkida. Ja Ahab nägi Eeliat ning küsis Ahab temalt, kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse? Ikka nii, et kui sa ütled välja õiget asja, siis arvatakse, et kõik see, mis sa ennustad, et see on sinu poolt ennustatud ja sinu poolt paika pandud, sinu poolt ära tehtud. Kui Eelia oli ennustanud, et tuleb põud, siis Ahab ütlebki, nojah, sina ju tegidki seda. Ja Eelia vastab selle peale, mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina ja su isa sugu, sest et jätate maha issanda käsud ja sina käid paalide järel. Vahel me arvame, mõtlemegi, et miks on halvad asjad tulemas, aga väga tihti on halvad asjad ikkagi selle tulemus, mida sa oled varasemalt ju külvanud. See, kus me oleme täna, on meie, piltlikult öeldes, eilsete otsuste tulemus. Ja see, kus me oleme homme, on piltlikult öeldes meie tänaste otsuste tulemus. Ja see mõttes tõepoolest meie elus on asju, mida me ei saa kontrollida. Me ei saa otsustada, kas homme sajab vihma või ei saja vihma, aga me saame otsustada, mida me siis ette võtame selle vihmaga või selle päiksepaistelise päevaga või mis iganes. Ja selles mõttes on elus väga oluline ka see, et me oskame ennast kohandada nende olukordadega, mis meie peale tulevad. Meil ei ole mingit põhjust hädaldada, ma ei tea, vihma või päikese pärast. Või raskete aegade pärast või kergete aegade pärast. Me ei saa neid väga palju valida. Aga me saame valida, kes me oleme selle keskel. Me võime keskenduda sellele, et meil on paha, meil on raske, meil on kiire, meil on nii palju rünnakuid, nii palju raskeid olukordi ja sellest muudkui rääkida ja hoiata ja ohata. Aga me võime ka öelda, et pole midagi. Jumala abiga me saame nendest jagu. Jumala abiga me läheme neist üle. Ja kui sa teed seda, sa märkad seda, et seda liiva su mootoris jääb järjest vähemaks. Ja keskendume sellele, mis on oluline. Mingu maailm ümberringi või hulluks, aga meie ja meie pere, me teenime Jumalat. Öeldagu mida tahes televiisorist või internetis või kus iganes, meie teenime Jumalat. Ja me lähme edasi Piibli põhimõtetega, ükskõik mis see meile maksma läheb. Vaenlane loobib kõiki kodaraid meie tee peale, aga meil tuleb minna edasi. Ja nõnda me näeme siin ka Eeliat, kes nüüd ütlebki kuningale niisuguse väljakutse. Aga nüüd läkita käsk, et minu juurde Karmeli mäele kogutaks kogu Iisrael ja need 450 Baali prohvetit ja 400 Ašera prohvetit, kes söövad Iisebeli lauas. Iisebeli vaim toidab alati valejumalate kummardamist ja pöörab tähelepanu fookuse olulistelt asjadelt alati eemale. Ja pange tähele, siin on kokku siis, me ükskord alustasime seda, aga siin saab nüüd teha kiiret matemaatikat, et Eelia vastasteks
on 850 erinevate jumalate prohveteid. 850. Ja nii ka siis lähebki. Ja nüüd salmis 21 ütleb Eelia: kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. 22. Eelia ütleb rahvale: aga mina olen ainus järele jäänud issanda prohvet, aga Baali prohveteid on 450. Antagu meile 2 härjavärssi, valigu nemad endale 1 ja raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga ärgu süüdaku tuld. Mina valmistan teise ja panen puude peale ja minagi ei süüta tuld. Siis hüüdke teie oma Jumala nime ja mina hüüan issanda nime ja see Jumal, kes vastab tulega, on Jumal. Ja rahvas kostis ning ütles: see kõne on hea. Ja nii ta siis ütlebki Baali prohvetitele sama asja edasi, need seda ka teevad. Ja siis, salm 26, siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: Baal, vasta meile. Aga ei häält ega vastust. Ja nad karglesid ümber altari, mille nad olid teinud. 27. Lõunaaeg on käes nüüd. Kui juutide jaoks hakkas hommik tavaliselt kell 6, siis nüüd on lõunaaeg. Kell on saanud umbes 6 tundi nüüd möödas. Ja Eelia pilkab neid ning ütleb: hüüdke valjema häälega, sest ta on ju Jumal. Vahest on ta mõttesse jäänud. Kui keegi jääb mõttesse, siis me hüüame teda kõvema häälega, et ta märkaks meid. Äkki on läinud kõrvale. Naljakas on see, et üks teoloog väitis seda, et see sõna on läinud kõrvale. Tähendab, teate mida? Läinud vetsu. Et seda võib tõlkida ka niimoodi, et see on selline viisakas. Nagu meilgi öeldakse, et läks välja käiku. Äkki teie Jumal istub poti peal praegu ja punnitab seal. Ta ei kuule teid. Või viibib teekonnal, läks poodi. Vahest ta magab, aga küllap ta ärkab. Nii et ma ei kujuta ette seda tunnet, aga ma kujutan ette, et Eelia naudib seda olukorda. Ja samas on tamas piisavalt enesekindlust, et neid kõigest selles välja kutsuda ja irvitada nende üle, sest et ta teab, et tema Jumal teda kuuleb. See on nagu, see olukord on midagi niisugust, et sa tunned, et sa oled tõesti Jumala juhtimise, Jumala võidmise all ja tundub, et mitte miski ei peata sind enam, mitte miski ei takista sind enam ja ma ei tea, oled sa kogenud selle tunnet, et sa tead, et sa oled praegu Jumala juhtimises ja võidmises ja ma võin kas või, ma ei tea, üle Emajõe ujuda, kui vaja on selles jõus ja väes. Oled sa kogenud seda? Jumal tänatud, kui sa oled seda, sest see on kirjeldamatu tunne, et sa tead, et ma teen õiget asja. Ma mäletan, kui ma läksin esimest korda Siberisse, tehniliselt ei ole, Siberis on tegelikult Uraali siinpoolne külg, aga käisime seal Handi külades ja käisime evangeeliumit kuulutamas ja sa tead, et see on, Jumal on koos sinuga. Sa ei karda kedagi, sa ei karda midagi. Sa lihtsalt lähed ja teed asju ja asjad sünnivad, asjad juhtuvad, inimesed kuulavad sind, inimesed märkavad sind. Ja ma kujutan ette teile umbes sama tunne. See on see, et sa oled teed õiget asja, sa oled õigel ajal õiges kohas. Ja siin ütlebki, et siis nad hüüdsid valjama häälega, täkkisid ennast mõõkade ja piikide, kuni läkkas veri jooksma. Ja kui lõuna oli möödunud, siis märatsesid nad kuni roaohvri toomise ajani, aga ei vastust ega märki. Ja Eelia ütles kogu rahvale: astuge minu juurde. Ja kõigepealt, mis Eelia teeb, ta parandab issanda altari, mis oli maha kistud. Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellel on tulnud issanda sõna ja kellel oli öeldud, su nimi on Iisrael. Need ehitas altari, tegi altari ümber kraavi, ladus puud, raius värsi tükkideks, pani puude peale ja ütles: täitke 4 kruusi veega. Tollane kruus ei tähenda nagu meie niisugust kohvitassi, vaid see tähendab ikkagi niisugust amfora suurust nõud, ikkagi niisugust 10 liitrist võib-olla või midagi niisugust.
ja valage põletusohvri ja puude peale ja ütles, et tehke seda ka teist korda ja tehke seda kolmandat korda. Ja vesi voolas ümber altari ja kraav täitus veega. Ja kui rooaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eeli ette ning ütles, issand, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja ma olen sinu sulane ja et ma olen kõike seda teinud sinu sõna peale. Vasta mulle, issand, vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, issand, oled Jumal ja sina pöörad tagasi nende südamed. Ja salm 38, issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid, põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. Ja kui rahvas seda nägi, heitsid nad silmile maha, ütles, et see issand on Jumal, issand on Jumal. Ehk siis kuna jällegi Vanas Testamendis on tõlgitud issand siin, siis nad hüüavad tema nime, Jehova on Jumal. Ja Eeli ütles neile, võtke kinni Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks. Ja rahvad võttis nad kinni ja Eeli oli lühikese jutu mees. Viis nad alla Kiisoni jõe äärde ning tappis nad seal. Ja tuletage meelde, palju need oli? 850. 850 korda kirvega virutada. Kes on puid lõhkunud, teab, et ega see kerge töö ei ole. Lausa üks Kenneth Copelandil on üks jutustusari Vaimne vägi füüsilises ihus ja ta ütleb, et see on üks neid kohti, kui sa pead ikka, ma ei taha nüüd laskuda mingitesse väga veristesse võigastesse näidetesse, aga kui sa pead 850 korda kellelgi pea maha raiuma ja nagu Kenneth Copeland ütles, et ja need poisid seal ei trügi, et mina järgmiseks, siis on see üks omaette vaimne vägi sinu sees, et keskajast on teada näiteks, et täna pole enam kedagi hukata niimoodi, õnneks me oleme vähekene humaansemad, aga keskaja näiteks pidid ka timukad harjutama, nii et nad harjutasid tavaliselt inimese kaela paksune kimp rabarbaraid on umbes sama, mis lüüa seda inimese kaela läbi, nii et rabarbari kimpudega harjutasid. Nii et kui te tahate, proovige kodus rabarbariga. Nii et see on, et see oli muidu omaette kunst, aga Eile teeb seda 850 korda. Nii et me ei tea, võib-olla siin mõeldakse, et ta andis selle kellelegi edasi, me ei tea seda, aga Piibel ütleb, et ta saavutab suure võidu ja Iisraelist kaotatakse Baali prohvetid ja Ashera prohvetid füüsiliselt ära. Ja nüüd on siis suur võit on käes, meeletu võit. Aga see võit pole veel lõplik, sellepärast, et kuigi vaimselt on asjad paigas, siis füüsiliselt veel seda vihma ju ikka veel ei ole, mida ta on lubanud. Nii et nüüd tuleb tema võitluse ja võidu teine pool ära teha. Ja Eeli ütles Ahabile, mine üles, söö ja joo, sest vihmakohin kostab. Kui sa oleks olnud selles olukorras, siis sa küsid, et mis vihmakohin? Ma ei kuule mitte midagi. Taevas pole ühtegi pilve, põud on edasi. Kus sa kuuled seda vihmakohinat? Aga vahel me kuuleme vaimus asju, mida füüsiline maailm ei kuule. Peeter Vikman on rääkinud sellest, ja ma olen temaga täiesti nõus, et me oleme nagu selles ajastus, mida on võrreldav mesilastaruga. Kas ta rääkis siin ka seda lugu mesilastaru näidet või? Ei rääkinud. Ta rääkis sellest Gruusias seal ja vist ma olen kuskil selle veel kuulnud, aga vaimses mõttes ma olen taga nõus, et me oleme olukorras, mis on võrreldav mesilastaruga. Kes nüüd mesilastest teab midagi, siis talvel on mesilastaru selline suhteliselt tardunud olekus. Mesilased on kõik kobarasse kokku kogunenud tihedalt, et soojust hoida. Seal nad siis tarvitavad oma mett või siis seda suhkruvett, mida mesinik neile on jätnud ja nad elavad talve üle. Aga mitte kõik. Kevadel hakkab soemaks minema ja mis esimene märk, mida mesinik kuuleb, on see, et soedel päevadel hakkab tarust suminad kostuma. Teiseks järgmine märk on see, et mesilased hakkavad taru koristama ja loobivad surnute laibad välja. Surnud mesilased loobitakse taru sealt taru uksest välja ja siis järgmisel soojal päeval juba hakkavad luurajad sealt tarust välja lendama. Nad teevad väikse tiiru ümber taru ja maanduvad tagasi uuesti tarus.
Ja mul tunne vaimses mõttes vahel mulle tundub ka, et me oleme olukorras, kus me oleme olnud väga pikalt vaikses kohas, aga midagi on Eestimaal ikkagi toimumas ja mulle tundub, et see on just see hetk, kus me oleme oma surnuid välja viskamas. Neid, kes pole, ja ma ei mõtle selle all midagi halvas mõttes, aga vahel tuleb enda elus asjad koristada ära ja need teod ja need asjad, mis on surnud, sealt välja visata. Ja mulle tundub, et me teeme vahel niisuguseid, me tajume niisuguseid ärkamise esimesi, ma ei tea, tilkasid või piiskasid, et ma ei tea, me oleme näinud tervikliku tervenemise teenistust ja mitmeid, ja me oleme oma kogus ka tajunud niisugust värsket vaimutuule puhangut. Esimesed luurajad juba põristavad ringi. Ja ma usun, et tuleb ka see hetk, kus päike paistab ja lille tõitsevad ja kogu mesilaspere lendab vuhinal tarest välja ja hakkab jälle mett koguma. Ja nõnda mulle tundub, et ka me oleme olukorras, kus me oleme olnud peidus ja vaikselt sumisenud, aga on aeg, kus Jumal ka hakkab meid äratama. Jumal pani meid siia paika ja me oleme otse Tallinna Ülikoolist otse üle tee. Et seal üle tee on meil tegelikult üks suur lillepõld, mille kallal me peaksime sumistama hakkama. Ja ma ei tea veel, kuidas me kõike seda teeme ja meil on sellised esialgu natukene hägusad mõtted ja plaanime, aga mina isiklikult väga palun, et igaüks palvetaks. Kus on see meie nii-öelda lillepõld, kus me hakkame koguma, kus me hakkame Jumala riiki inimesi tooma ja mulle tundub, et üle tee on kindlasti üks väga oluline lillepõld. Ja palume tarkust omale, kuidas Tallinna Ülikooli sisse pääseda, kuidas Tallinna Ülikooliga suhelda, kuidas me saaksime siia üliõpilasi kutsuda, kuidas me saaksime siin üliõpilastega teenistust teha, kes meil oleksid seda võimelised ja tahaks seda teha ja keda Jumal on kutsunud seda tegema. Et see on üks väga suur palve teema meie jaoks. Me ei ole juhuslikult siin paigas, ma usun. Ma usun seda, et Jumal on pannud meid siia paika. Jumal on sinu pannud siia paika. Ja ära mõtle, et küll nad seal korraldavad asju ja teevad asju. Ei. Kuidas meie, sina ja mina saaksime teha seda, et Jumala riiki tuleksid inimesed? Kuidas meil võiks olla lapsi rohkem ja noori rohkem ja ka vanu inimesi rohkem, eks ole? Ja kõik inimesi ühiskonnast, kõikidest ühiskonnakihtidest, kõik on meil tere tulnud, vaatamata oma millele iganes. Soole, rahvusele, rassile, nahavärvile, sättumustele ja nii edasi. Kirik on avatud kõikidele inimeste jaoks. Me ei tohi olla selles olukorras, kus kirik barrikadeerib ennast sisse ja vaimses mõttes täidab ukse esised liivakottidega ja paneb sinna kuulipildujad valmis, et keegi Jumala pärast ei tuleks aga rikuks meie väikest kena osadust ära. Issand Jumal, ma tulen kirikusse, keegi istub minu koha peal. Või kirikus on mingi nägu, et keda ma ei tunne üldse ja ma siis siimamugust piilunda poole, et selle asemel, kui me näeme uut inimest kirikus, siis tule talle juurde, tere, et minu nimi on, mis iganes su nimi on ja mis sa teed ja kus sa tuled ja ühesõnaga, kirikus jäävad inimesed kahel põhjusel, kui teil on kirikus teha midagi ja kui teil on kirikus neid, kellele nad võivad tere öelda, kes on minu inimesed. Ma olen rääkinud seda korduvalt, et ma mäletan, et minu vaimulikus elus oli meeletu usuhüppe edasi, kui meie tolleaegses kirikus 1989 üks inimene, kes oli selline mõjuvõimas inimene või kelle arvamus luges, ütles ma tänavalt tere Heigo ja ma olin nii õnnelik, et issand Jumal, ta on mu nimi meelde jäänud. See on ka meie kiriku üks väljakutseid, et me märkame oma inimesi, et me loomulikult sa ei jõua loopida teresid võib-olla 10 000 suunas, aga võtta iga päeva ikkagi aega, et kellegiga rääkida Jumalast. Kas nii kirikus kui ka loomulikult väljapool kirikut, aga meie kirik ei ole see, kes ennast barrikadeerib sisse, vaid me oleme avatud kõikide inimestele, kes tulevad, ükskõik millised nad on või kust nad tulevad. Kus me jõudsimegi välja? Eelia lubas vihma. 42. Ja kuningas Ahab läks sööma ja jooma, aga Eelia läks üles Karmeli tippu, kummardas maha ja pani näo põlvede vahele. Kui paljud meist on, kes
painduvad nii palju muidugi. Aga muidugi vahemärkusena keegi ka kommenteeris, et see oli ka väga tavaline asend Lähis-Idas tol ajal, kuidas naised sünnitasid, et see palve on ka teatud mõttes nagu millegi välja sünnitamine, et see võib võtta natukene aega, see võib olla vahel väsitav. Mina olen olnud 4 lapse sünni juures ja tean, et ega see kerge töö ei ole, absoluutselt mitte. Ja vahel on ka palvetades tekib olukord, kus me nagu kujutame ette vahel, et me väga tihti paletame, et Jumal, et anna mulle seda, teist ja kolmandat ja aitäh, amen ja Jeesuse nimel ja nägemist. Aga sa näed, selles loos on näha, et paletamine võib võtta vahel aega ja see võib võtta vahel aega rohkem, kui meile meeldiks. Kas Jumal ei kuule siis kohe või? Jumal ei ole nagu Baali jumalad või see Jumal Baal, kes on kuhugi kõrvale läinud. Ta kuuleb kohe. Aga vahel on meil selle vastuse kätte saamisega võib aega minna. Ühes kohas on Danieli raamatus räägitakse seda, kuidas ingel pärast räägibki, et ma hakkasin kohe tulema vastusega, aga see vaenlase ingel pani mulle vastu ja ma pidin temaga võitlema, et läbi murda. Ja palve on midagi, mis võimaldabki sellel läbimurdel lõpuks tulla. Nii et ära imesta, et kui sa läksid koju ja ütlesid, et Jumal, anna mulle seda ja sa kohe ei saanud seda, et siis järelikult Jumal ei kuulnud. Palu edasi. Palu tarkust omale muidugi. Kui sa palud omale, ma ei tea, piltlikult öeldes, kui sa palud omale leiba, aga võib-olla Jumal tahab sulle hoopis terve lõunasöögi anda. Palu omale tarkust, äkki Jumal tahab sulle hoopis midagi palju paremat anda, kui see, mida sina tahad. Ja Salm 43. Ta ütles oma teenrile, mine nüüd ja vaata mere poole. See läks ja vaatas ning tõi tagasi tõelise usu vastuse. Ei ole midagi. Ja Eelia ütles, hea küll, siis pole midagi teha. Ju ei ole Jumala tahe. Keegi nüüd aamen selle peale. Ei ütle. Temaga ütles, mine tagasi. Ja nõnda 7 korda. Või isegi kui ma kujutan ette, et kui sa oleksid see teener ja sulle öeldakse, et 7 korral öeldakse sulle, et pine nüüd tagasi, sa ütled, ma olen 6 korda käinud juba ja mitte midagi ei ole. Kui palju võib inimene käia edasi tagasi siin? Sammu luges on juba 16 000 sammu. Aga 7 korral ütleb ta, vaata, pisike pilv nagu mehe kämmal tõuseb merest. Pisike pilv nagu mehe kämmal, ega see ei ole veel vihmju, aga Eelia ütleb, mine ütle Ahabile, rakenda hobused ette ja mine, et sadu ei peaks sind kinni. Ja nüüd siis vahepeal tumenes taevas pilvedest ja tuulest ja tuli suur sadu. Issanda käsi tuli Eelia peale, ta pani enesele vööle ja jooksis Ahabile ette Iisraeli teelahkmeni. Hannes Ermagule meeldis see kirjakoht alati, et see on see tõeline võidujooksu kirjakoht siin. Ja osta kuninga hobustest kiiremini, see on tegelikult ju kõva sõna. Sest ega kuninga vankri ees mingid kronud ei ole, seal on ikka korralikud hobused. Ja nüüd on, võib öelda, et Eelia on saavutanud topeltvõidu oma teenistuses. Ta on saavutanud oma mõlemad eesvärgid, ta on hävitanud Baali prohvetid ja tema ennustuse peale ja tema palve peale tegelikult on vihm hakanud. Kui sa pane tähele, Jumal ütles talle, et vihm tuleb. Aga Eelia pidi ometigi selle vihma palvetama. Ja väga tihti, kui Jumal ütleb ka meile, et ärkamine on õhus, siis ärkamine ei tule meile substisid ukse vahelt sisse nagu mingi reklaamplakat, vaid see on midagi, mille pärast me peame jätkuvalt ikkagi palvetama. Ja see on Jumala riigi printsiip, et vaenlane ei lase meile, et meile head asjad liiga kergelt tuleksid. Ma mõtlen selles mõttes head asjad, et Jumala poolt saadetud head asjad. Vaid et me peame neid asju ikkagi jätkuvalt läbi palvetama ja olema Jumala ees väga kannatlikud. Tõesti, nagu see üks kommentaar oli, et nagu palves sünnitama midagi. Ja see võib võtta aega. Sa võib-olla vajad abi selle juures isegi. Ja me kõik vajame üksteise abi palves siin. Et ma olen ülimalt tänulik tõesti meie palvemeeskonnale, kes iga pühab hommika siin palvetab ja iga teenistuse lõpus on sul kirjeldamatu võimalus saada abi
meie palvetajatelt, kes tõesti palvetavad taeva maa peale, piltlikult öeldes. Et ära jäta seda kasutamata. Ja kui sul jääb seekord seal lauas söömata, ei ole ka maailma lõpp, kui su pärast on palvetatud ja sa tajud Jumalat. Nii et tänu Jumalale meie palvetajate eest, tänu Jumalale üldse meie inimeste eest, kes meil on siin kirikust nii ustavalt koristanud ja ette valmistanud ja tehnikaga tegelenud ja ülistusgrupp on siin eile ja täna näiteks proovi teinud ja meil on tõesti toredad inimesed kirikus. Aitäh teile kõigile, kõikide pingutuste ja tööde eest. Seal taga on praegu lastetöötajad, kes teevad lastega tööd ja see on nii eriline kirjeldamatu. Sest kogudus see oleme meie. Ei ole, et teie juhtkond seal koguduses, et tehke asjad ära, vaid see oleme meie. Me oleme üks organism. Igal organil on oma ülesanne ja oma töö. Kump on tähtsam, kas kops või maks? Ilma kummagita ei saaks elada, eks ole. Mis on tähtsam, kas käsi või jalg? Ilma kummatagi. Käe või jalata inimene saab kuidagi moodi hakkama, aga selge on see, et elu kvaliteet on sellest langenud. Ja. Ilma ajuta saab küll hakkama, tundub vahel. Okei, ja nüüd on siis võit käes. Peatükk 19, salmist 1. Ja Ahab jutustas Iisabelile kõik, mis Eeli oli teinud ja kuidas ta oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid. Ja nüüd kuninganna Iisabel läkitab käskjala Eelile ütlema: Jumalat tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Kui te panete tähele Iisabeli vaimu, siis see kuninganna Iisabel, kui tal oleks olnud see meelevald, ta oleks võinud kohe ju minna ja lasta Eelia tappa. Aga ta ei teinud seda. Miks? Ta tahab hirmutada. Arvatavasti, kui tal oleks see meelevald olnud reaalselt, ta oleks saatnud lihtsalt sõdurid Eelia järele ja need oleks ta toonud kohale ja oleksid kas koha peal hukanud või toonud kuningalossi, seal hukanud, vahet ei ole. Aga ei, ta saab kirja. Homme, sul on 24 tundi aega higistada ja hirmu tunda, et ma ka homme alles hakkan sinuga tegelema. Iisabel hirmutab kõigepealt. Ta meelitab ja hirmutab. Ta meelitab nõrku ja hirmutab tugevaid. Ta teab, et nõrgata saab kätte meelitamisega. Isegi on tore sõna võrgutamisega. Ja tugevad purustab ta või vähemalt vähendab enda võitlusindu hirmutamisega. Ära anna kummagile järele. Aga muidugi, mis on Eelia häda? Eelia tunneb ennast üksinda. Ütleb hiljem ka juba Jumalale, seal me loeme seda, et ma olen täiesti üksinda jäänud. Mitte keegi teine ei jaga seda, mida mina teen ja jagan. Ja üks asi on üldse niisugune vaimuliku juhtiva töö üksindus, kus tõesti sul tihtipeale polegi kellegiga rääkida. Aga teine asi on see, et me oleme ka ühiskonnas võib-olla täna, võib-olla Eelia ajal see veel päris niimoodi ei olnud, aga täna me oleme ühiskonnas, kus inimene ongi ühiskonnas, võib tunda ennast väga üksikuna. Omaaegses kollektiivses maailmas me vajasime üksteist, et põllutöö vajas rohkem kui ühte inimest ja isegi käsitöö või mis iganes töö vajas, et tehakse koostööd. Täna me võime elada vabalt niimoodi, et elame kuskil korteris, kus me ei tunne oma naabreid. Ma ütlen ausalt, et kui mina elasin kortermajas, ma ei teadnud oma naabrite nimesid. Ma teadsin näo järgi oma naabreid, oma kõige lähemad korterid, kus elas üks ema oma 2 joodikust pojaga, aga see oli ka kõik. Üle koridori juba ma enam ei tundnud inimesi. Mõni võib-olla üksik erand tundsin näo järgi. Aga kui sa küsin, mis nende nimed olid, siis Eve võib-olla teadis, ta oli veel korteriühistu esinaine, aga mina ei teadnud need nimesid ka mitte. Et selles mõttes, et sa võid vabalt elada kuskil korteris, kus sa ei tea oma naabreid. Sa käid töökohas, kus sa heal juhul tunned oma kolleege võib-olla eesnime järgi võib-olla ja tõesti sa tunned ennast siin maailmas väga üksinda, aga just vaimulikus maailmas tunneb Eelia ennast samamoodi üksinda, et talle tundub, et ta on ainukene, kes seda Jahve või Jehova asja üldse ajab seal.
Ja kui Eelia sai selle sõnumi kätte, salm 3, siis võttis ta kätte ja läks ära oma hinge pärast. Jõudis Beershebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi või sellise sulase või teenri sinna maha. Ja ise käis kõrbes 1 päeva teekonna ning siis istus 1 leedpõõsa alla ja siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ning ütles küllalt, nüüd issand, võta mu hing, sest ma pole enam parem kui mu vanemad. On huvitav ju mõelda, et miks Eelia üldse põgeneb. Ta põgeneb, et oma hinge päästa ja nüüd tahab ta surra. Ta põgeneb surma eest ja päev hiljem ütleb ta kõrbes, et ma tahan surra. See on see, mida me nimetame tänapäeva moodsas keeles depressiooniks, et see on vastuoluline tunne, kus sa nagu ei näegi enam neid maailma häid külgi, vaid näed ainult oma elu halbu külgi ja sul on ees justkui prillid, mis takistavad sind nägemast asju, mis on maailmas hästi ja mis on sinu elus hästi. Ja oluline on see, et sellest välja tulemine võtab aega, et seda ei saa ühe hetkega nii, et tuleb keegi, ütleb sulle, et pole midagi, tõuse püsti, hüüame koos halleluuja ja lähme edasi. Ja ta heidab magama leedpõõsa alla, salm 5, ja vaata, üks ingel tuleb tema juurde, ütleb, et tõuse ülesse ja söö. Kõige selle keskel saadab Jumal oma ingli. Aga mitte selleks, et öelda, et Eelia, mis sa siin jamad nüüd, et hakka nüüd tegema õiget asja. Sellel hetkel ta saadab oma ingli, kes toob talle lihtsalt süüa. Muud mitte midagi. Kui sul on sõber või tuttav, kes on depressioonis, siis vahel ongi väga halb, et sa kargad talle ligi ja raputad teda, ütled talle, et tule nüüd välja oma jamast ja hakkame koos ringtantsu tantsima siin praegu. Vaid sel hetkel võib-olla tõesti kõik see, mis ta vajab, ongi see, et kuule, istu ja söö. Sööme koos. Istume lihtsalt ja sööme koos. See võib olla väga hea algus, et sellest kõigest välja tulla. Ja kui ta vaatas, siis oli ta pead siis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ta sõi ja jõi ja heitis jälle magama. Ja issand engel tegi seda veel teist korda ja siis ta tõusis ja sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Hoorebini. Ingel tõi talle ilmselt sellist toitu, mis oli eriline, et selle toidu jõuga sai tõesti ja vee jõuga sai käia 40 ööd ja 40 päeva. Et see ei ole kõrbes sugugi mitte naljaasi. Kes on nüüd Sõrmust isanda fännid, need teavad, mis on lembas. Kes teab, mis on lembas? 2 inimest, 3 inimest. Jumal tänatud, te saate taevasse. Aga me jätame selle saladuseks. See jääb ainult meie fännide vahelise saladuseks, mis asi see on. Salm 9. Seal ta läks ühte koopasse ja ööbis seal ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes küsis temalt. Mida sa siin teed, Eelia? Jumal, kes teab kõike, küsib Eelia käest, mida sa siin teed? Miks ta küsib seda? Jumal teab kõike. Aga mulle tundub, et siin ta küsib seda sellepärast, et vahel me peame ise küsima, et miks me teeme seda, mida me teeme? Miks me teeme neid asju nii, nagu me neid teeme? Mis selle kõige mõte on? Et vahel, kui sa hakkad sellele vastama küsimusele, siis see ei olegi kerge. Kui sul keegi küsib, et kuidas sa mulle tõestaksid, et 2 × 2 on 4, siis võib-olla esimene hetk sul jääb nagu ei oska, kuidas ma seda tõestama nüüd sul hakkan. Sa pead talle mingid näiteid tooma aga samamoodi on ka meie elus, et vahel Jumal ütleb, et istu nüüd maha ja räägi minuga, mida sa siin nüüd teed. Ja see on tegelikult eriline Jumala arm, et sa ühel hetkel oled jooksnud ära oma need 40 ööd ja päeva kõrbes ja oled saanud kätte oma võidud. Ja nüüd Jumal küsib sulle, räägi nüüd mulle ka, mis sa siin nüüd teed. Ja Eelia vastab, salm 10. Ma olen tõsiselt ägestunud issanda
vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta minu hinge. Naljakas on ju see, et tegelikult ju inimesed aitasid tal Paali prohveteid kinni võtta ja neid hukkamisele viia ja võib-olla ka hukata, me ei tea seda, aga eile ei näe seda enam. Ta kogeb seda võidujärgset stressi nii tugevalt, seda depressiooni nii tugevalt, et ta ei näe seda enam. Ma olen üksi jäänud. Mida Jumal ütleb talle? 11. Mine välja, seisa mäe peal issanda ees ja vaata, issand läks mööda ning tugev ja võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, kes issanda ees, aga issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud maa värisemises. Ja maa värismise järel tuli tuli, aga issandat ei olnud tules. Me ikka jätkuvalt vahel tahaksime, et kui Jumal meile ilmub, või kui Jumal teeb oma asju, et oleks suur möll ja et oleksid reklaamid ja tuli sähviks meie ümber ja möll käiks ja rahvas massidena koguneb. Aga mina olen kogenud oma elus, et Jumal kõige rohkem tegutseb sellises vaikses ja rahulikus viisil. Ma olen näinud profeteerijaid, kes tulevad ja kes hüüavad 7 korda halleluuja iga sõna järele ja profeteerivad. Ja see ei ole ka vale võib-olla, kui nad peavad niimoodi tegema ja nad on öelnud ka võib-olla õigeid asju. Aga oma elu kõige sügavama profeteeringud olen ma kuulnud üks ühele profetilt: Heigo, ma nägin su elus seda ja seda asja. Ja see on kõige sügavam Jumala hääl üldse, mis ma olen kuulnud, mis on mind väga julgustanud ja üles tõstnud. Ja tule järel tuli tasane sahin. Kui eile seda kuulis, siis kattis tema näo kuuega, läks välja ning seisis koopa suus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, mis ütles: mida sa siin teed, Eelia? Mida sa siin nüüd teed? Ja nüüd hakkab uuesti ma nutulauluga peale. Ma olen tõsiselt ägestunud issanda oma vägede Jumala pärast, sest lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid, nad on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Täpselt seesama jutt, copy-paste, mis ta rääkis ennist. Ja issand ütleb talle hoopis vastupidi: nüüd mine tagasi kogu see tee. Vahel ongi see, et me oma meeleheites või oma rutiinis või unustades asjad, me käime väga pika ja võimsa teekonna maha ja me teeme seda isegi Jumala jõus isegi võib-olla. Aga ma ütleb, et selleks, et asjad korda saada, mine nüüd kogu tee tagasi. Kogu see 40 päeva tuleb sulle tagasi kõndida, et olla seal, kus sa pead olema ja tegema seda, mida sa pead tegema. Ja ta annab selle siin erinevad ülesanded, et ta peab minema võidma Hazaeli Süüria kuningaks ja Jehu Nimsi poja Iisraeli kuningaks ja Elisa Safati poja võtta enda asemel prohvetiks. Ja pantel salm 18, mis on eriti põnev. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000, kõik põlved, mis pole nõtkunud Paali ees ja kõik suud, mis pole teda suudelnud. Vastuseks eile lausel, et ta on üksinda, ütleb Jumal, et 7000 on veel peale sinu. Ja me tihti peale ei märka neid 7000 meie ümber. Meil tundub, et me üksi teeme. Mäletate seda Eesti seda mängufilmi? Üks on loll ja laisk ja mina pean üksinda rabama. Aga tegelikult on meie ümber peale lollide laiskade veel 7000. Hulganist inimesi, kes teevad samu asju, mis meie, kes võitlevad samu võitlusi, mis meie, kes on samas olukorras, kus meie. Ja sealt ta läheb siis ja võiab omale uue õpilase Elisa. Naljakas on see Elisa on eesti keeles, et ta kõlab nagu naise nimi, aga ei, Elisha peaks olema, ta on puhas mehe nimi ja kellest saab siis uus. Ja tegelikult ka tema lugu on omaette lugu, kuidas temast saab prohvet. Ma võib-olla kunagi räägin ka sellest võib-olla lähemalt ja võib-olla täna enam mitte. Aga kui sa vaatad seda lugu, siis sa näed, kuidas suurest võidust on ainult üks väike kukesamm suure depressioonini. Ja kui sa lõpuks oled võimeline Jumala seletama, mida sa siin teed, siis ja kui sa oled lõpuks võimeline Jumalat kuulama, siis Jumal annab sulle teada, et asjad tegelikult pole kaugeltki nii hullud ja sul on veel hulk asju veel ees teha. Ja kui sa oled võitlemas depressiooniga või
Me kõik mingis mõttes võitleme stressi ja depressiooniga oma elus, et vähe on inimesi, kes hommikul kell 7 tulevad keksides voodist välja ja hõiskavad muudkui. Enamik meist vastupidi, aga kõige selle keskel sa võid aru saama, et sa ei ole kunagi üksinda tegelikult, mitte kunagi. Ja see töö, mis sa oled teinud, ei ole kuskile kaotsi läinud. Ja need asjad, mis sa oled saavutanud, pole ka kuskile kaotsi läinud. Aga sa ei saa jääda ainult elama vaadates oma mineviku asjade peale, vaid täna on see päev, kus ütleb Jumal sulle, et mine ja võia uued inimesed, mine ja jaga evangeeliumit uutele inimestele, mine ja tee midagi uut, et see on tore, mis sa tegid üleeile ja eile, aga nüüd on aeg edasi minna. Jumala kutsumine on sinu elu peal. Ära lase seda raisku, ära lase selle lihtsalt näppude vahelt läbi voolata, vaid õpi arenda seda. Jumala kutsumine, nagu ütles kadunud Alar Hermaküla, ei taba sind nagu haamrilöök pähe, vaid see on midagi, mille sisse sa kasvad. See on nii nagu sportlane, kes läheb võistlema, peab enne, et ei sünni olümpiavõitjana, vaid ta läheb aega, et sinna välja jõuda läbi igapäevase treeningu ja igapäevaste loobumiste. Nõnda ka meie elus, kui me tahame Jumala riigis midagi saavutada, siis vahel tuleb millegist loobuda, midagi jätta tegemata või vastupidi, vahel tuleb ka rohkem teha. Nii et see on mu sõnum täna sulle, et kõigepealt palvetamine võib võtta aega. Depressioon võib tabada meid kõiki, aga sa pole selles kunagi üksinda. Võtta aega ja räägi Jumalale, mida sa siin tegelikult teed ja see aitab sul sellest kõigest välja tulla. Leia mõni hea sõber, kellega rääkida. Ma olen olukorras, kus mul on see või teine või kolmas asi. Jumala abiga saame sellest läbi. Tuleme sellest läbi. Ja kui vaja, tuleb minna 40 päeva tagasi sinna, kus sa kaotasid selle ja hakkad otsast peale sealt uuesti tegema neid asju, mis sa pead tegema. Ja üks asi on kindel. Jumala kutsumised ja armuannid on ilma tagasi võtmata. Ükskõik, mis olukorras sa oled, Jumala kutsumine ei ole kadunud mitte iialgi, mitte kuskile. Me oleme näinud inimesi, kes on olnud Jumala võimsas kutsumises ja ära kadunud, aga isegi nende ära kadunud inimeste peal see kutsumine on tegelikult ikkagi näha. Et see on see, see instrument, milleks Jumal on sind valmistanud ja instrument ei ole hea sõna, sellepärast, et see oleks nagu mingisugune hingetu asi. Aga Jumalale me oleme tema lapsed, tema lähedased, tema parimad sõbrad. Ja ta jätkuvalt kannatlikult ootab, et me teeksime seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Amen. Ma olen teist väga pikalt rääkinud. Ants, äkki tuled siia ette ja palvetad tänaste palvesoovide pärast.